Norbert, liigahooaeg on lahti löödud, linna derbi on peetud, tulemus on 0-0 tänase mängu põhjal. Kas meie jaoks pigem võidetud viik või kaotatud punktid? No, kõik küsivad seda, aga nagu ma olen ka vastanud, et ega ma arvan, mõlemad meeskonnad ikkagi mingis mõttes tulid sellise plaaniga, kuidas vastane üle mängida ja keegi tundnud see viiki mängima, nii et ma arvan, mõlemad meeskonnad ütleme, on natukene võib-olla pettunud lõpptulemuses. Kaitseliin oli terve mängu pideva surve all ja oli näha, et mängu otsustada tahtsid keskväljamehed, ehk siis põhiline võitlus käis keskväljal. Kaitseliini usaldasid täna Madis Vihmani, viimaste kontrollmängude põhjal oli seal ka Joonas Tamm. See oli nagu teadlik valik. Ja loomulikult, et see, mismoodi me need esimesed 2 mängu nende plaanis mängida ja ka sealt samas edasi, et oleme ikkagi sellise üldpildi peale visanud ja teadsime, mis otsused teeme ja teadsime, et täna seisab Madis. Mängu 100% võimalused langesid kõik meie leeri paraku realiseerida, ma neid ei suutnud. Mille taha see realiseerimine jäi? Meil oli 2-1 olukorda, mis mõlemad lahendati ilma väravata. Ja ütleme, oleks pidanud olema võib-olla selles mängus terviklikumalt selline külmema närviga mängus sees, et eks siuke mäng võib-olla momente tekib vähe ja siis sa pead selle kohe realiseerima, et täna jah, ütleme, ründajad sellega hakkame saanud, et oleks võinud seal otsuse kindlamalt käituda. Vastasest eelvaates tõdesime, et Levadia on mingil määral tundmatu suurus tänu sellele, et ta nii palju on uuenenud. Mida täna nägid ja milliseid kinnitusi oma plaanidele said? No nägime seda, mida me ootasime, et teadsime, et meeskond täna mängib rohkem palliga, ei kiirustata niivõrd seda palli ette mängima, püütakse rohkem palli oma valduses hoida ja see mäng kulges ka nende poolt. Aitäh ja jõudu! Maks hooaja esimene derbi on peetud, taga asjad korras, aga peatreeneri häälest kuuldus kerget pettumuse nooti. Millised tunded kaitseliini meestel selle mängu lõppedes oli? No, eks ta oli raske mäng on ja, aga kaitseliini poolt vaadates Levadia endast väga suurt ohtu ei kujutanud meie väravale. Et Aland minu mäletamist mööda mingit tõrjet tegema ei pidanud. Aga olen nõus peatreeneriga, et me ei saa leppida sellega, et nüüd 0-0 jäi ja 1 punkti teenisime, et meeskond nägi neid kohti, kus juurde panna ja eks peatreener seda ka meile ütles, et mida tema nägi ja me nõustusime temaga. Gert Kamsega 2 peale oled sina see mees, kes on tänases Floras kõige rohkem mänginud Levadia vastu. Sellest on palju räägitud, et Levadia, kes meile täna vastu tuli, oli mingis mõttes täitsa uus Levadia. Nägid sa ka reaalselt mingit vahet võrreldes näiteks möödunud hooaja Levadiaga? No ma ütlen seda, et Levadia on see hooaeg ka väga tugev meeskond. Minu arvamuse kohaselt on nad see aasta tiitli konkurentsis. Neil on individuaalselt võib olla isegi, et paremad mehed kui eelmine aasta. Lihtsalt võrreldes eelmise aastaga on neil see vahe, et uus peatreener, uus mängujoonis aga mängijad nagu individuaalselt tasemelt on minu arvates paremad kui eelmine aasta. Selle viigi jätame selja taha juba homsest, sellepärast, et hakkame valmistuma teisipäevaseks mänguks. Liiga austulne Rakvere seal vastas. Iga mäng algab 0-0-ist, ennetan sinu vastust küsimusele, aga tõenäoliselt selles mängus läheme ikkagi võidupunktide järele. Jah, tänane Flora läheb võidupunktide järele iga mäng. Et võtame 1 mäng korraga, valmistume see aeg, mis antud on, selle aja valmistume järgmiseks mänguks ja nüüd on siis homme taastumine 2 päeva trenni ja teisipäeval lähme lahingusse ja meie eesmärk kindlasti on 3 punkti. Aitäh!